Aga meie siit läheme edasi nüüd Tallinna tänavatele. Nimelt käesolev nädal algas muusikasõpradele tormiliselt, kui Tallinnas andis kontserdi aastakümneid muusikataevas säranud superstar Justin Timberlake. Sellest johtuvalt käisin Tallinna tänavatel inimestelt uurimas, kas erinevate suveürituste valik on Eestis piisavalt lai ning kas piletihinnad jäävad huvilistele ka taskukohaseks. Kas Eestis on piisavalt suvekontserte, mida iga muusikasõber või siis võib-olla isegi teatrihuviline saaks külastada? Jah, kindlasti. Oi, need on ju küll. See aasta vist on. No kui otsida, siis ma usun, et leiab. Ma arvan, et neid toimub ikka väga palju, et need on kindlasti piisavalt igale maitsele. Ma arvan, et neid on piisavalt ja võimalik, et isegi ka päris palju, sellepärast et kui mõelda selle peale, kui palju näiteks kas või siin samas Tallinna Lauluväljakul neid, ütleme niimoodi, suuri kontserte on, kuhu siis väga kalleid pileteid müüakse, tulevad kokku maailma tippartistid, siis sellel aastal see valik on, ma arvan, et parim, kui ta üldse kunagi vist Eestis on olnud. No kas endal on plaanis see suvi midagi kuulama minna või olete juba käinud kuskil? Pühajärvele lähen juuni keskel. On see selline iga-aastane koht, kus käite? Jaa. No kui palju te seal Pühajärvel tavaliselt raha kulutate, olge ausad? No paarsada euri. Kas teil endal on ka plaanis midagi külastada? Folk Viljandis. Rohkem praegu hetkel vist ei olegi. On see selline iga-aastane koht, kus käite? Elan seal kohati. No minul on plaanis minna Võnkefestivalile, mis siis toimub Hiiumaal sellel aastal. Ja mul on mõned suvelavastusel välja valitud. Näiteks nagu teisipäeval mind huvitab Süütu. No ma ei ole midagi välja valinud, aga võib-olla mulle teatrietenduse küll otsiks. Mul on plaanis minna Palmsele vaatama lavastust Vihmanema sajand ja siis on Hiiumaal augustis on ka Hendrik Normani õue peal toimub ka üks asi ja muid asju ka lähen vaatama. Aga piletihinnad on kuidas? Kipuvad soolaseks minema. No eks nad on krõbedamaks läinud, aga ma praegu isegi tea palju folgipilet on. No tegelikult on need piletihinnad ju viimasel ajal päris korralikult ju kasvanud, et kõik hinnad ju kasvavad sealhulgas ka piletihinnad, et mõnikord kui vaadata neid, et mis mulle sealt nagu sellelt piletimüügi veebist otsa vaatab, siis see on kohati ikka päris hirmus, kui mõelda sellele, et mis oli mõned aastad tagasi, aga selline on elu, et tuleb arvestada sellega lihtsalt ja võib-olla äkki paremaid valikuid teha või selliseid teadlikumaid valikuid. Kui väga ikka tahta, muidugi saab ikkagi minna, aga lihtsalt tuleb mõelda, et kas see väärib seda hinda. Aga vaadates seda, kui palju on kas või etendusi või kontserte ja kui palju seal on rahvast, siis ma arvan, et hea planeerimise ja tahtmise juures on ikkagi väga paljudel võimalik nendel osaleda. Kas on mõni artist, keda te väga tahaksite, et me suudaksime Eestisse meelitada ja siis läheksite kindlasti kuulama? Kanye West. Siis ei loeks, kui kallis on pilet, oleksite olemas? Jah. Michael Nyman Band. Aga ma ei usu, et see võimalik on. Ma ise olen AC/DC-st väga huvitatud, nii et seda ootan väga, nii et ja kui ma oleks noorem olnud, siis ma oleks kindlasti tahtnud Smokey kontserdile minna, kui ma tänasel päeval ei viitsi minna enam. Et Eesti on selles suhtes tubli, et suudab meelitada küll siia neid suuri nimesid? Ja ma usun küll jah, et siin ju alles nüüd esmaspäeval oli, eks ju, sealt Justin Timberlake ja eelmine nädal oli siin suur kontsert ja tuleb ju veel, eks ju, neid sel suvel, nii et ikkagi on neid, jah. No tundub, et suviseid üritusi on Eestis piisavalt, nii et tehke ka teie enda plaanid aegsasti ära. Mina aga tänan teid, et olite jälle meiega ning kohtume uuesti juba järgmisel reedel saates Pealkirja taga.